Tere! Tere tulemast Directo Haudeni ja Soraneni ühisele seminarile Küberintsidendi tõeline hind. Mina olen Directo infoturbejuht Toomas Ooper. Tänane seminar on tekkinud väga praktilisest vajadusest, sest mitmed kliendid on uurinud, et kuidas siis päriselt neid küberintsidendi riske maandada ja millist rolli võiks mängida siin küberkindlustus. Täna siis proovimegi kokku tuua erinevad nagu vaatenurgad, vaatame natuke tehnilist poolt, kindlustust ja ka juriidilist poolt. Kindlasti mainin ära, et Directo juba kasutab küberkindlustust osana oma riskijuhtimisest. Kui eelmine seminar, mille Directo tegi aastal 2023, keskendus sellisele poolele nagu, et kuidas siis ennetada ja vältida kõiki riske, mis siin võivad juhtuda, siis täna vaatame edasi, et mis siis teha, kui tegelikult on juhtunud see kõige halvem. Aga enne, kui lähme ettekannete juurde, siis räägiks, et mis edasi juhtuma hakkab. Kui teil on küsimusi, siis siin ekraani all saate esitada lektorile küsimuse, pange lektori nimi ja küsimus kirja. Ja iga sessiooni lõpus siis vaatame nendel küsimustel otsa ning millele me ei jõua vastata, siis proovime need hiljem ära vastata kirjalikult. Aga vaataks korraks ootajal esitatud teile küsimustele, et mismoodi siis on küberintsidentidega seis teil. Ahaa, päris paljud väidavad, et neil ei ole. Mõnedel kolmandikul päris palju on juhtunud küberintsidente. Ja see pool, et ainult viiendik ei tea, see on vähemalt julge ülestunnistus, et ei tea, sellega tuleb tegeleda. Ja teine küsimus, et kas te olete kuulnud küberkindlustusest? Siin on küll keival parandamisruumi veel, et 70% ei tea mitte midagi. Aga liigume siis edasi esimese ettekande juurde. Et ettekanne on siis kallim enesepettus. Ja päris tihti kuulen sellist lauset, et minult ei ole mitte midagi varastada. Ma olen liiga väike, mul ei ole suuri varasid ja mul on väiksed infosüsteemid. Aga see lause on tegelikult küberkurjategijatele kingitus. Et see, et te ütlete, et mul ei ole midagi varastada, võib tähendada, et te olete juba täna nende radaril. Sest nad ei vali teid mitte teie väiksuse või suuruse poolest, vaid hoopis teistel põhjustel. Ja täna räägimegi, et miks siis teie olete see sihtmärk. Rünnak ei ole üldsegi selline, et kuskil keegi vaatab, et kes te olete, vaid see on kõik automatiseeritud. Enamus rünnakuid on 100% automaatsed, mis tähendab, et robotid käivad ringi, katsuvad kõiki ukselinke ja nad ei vaata, mis seal taga on. Nad tulevad ja otsivad nõrkusi. Ehk siis see nõrkus ongi see, mida nad otsivad ja nemad oskavad seda väärtuseks luua. Uskuge, nad on selles väga head. Asju, mida me pidasime aastaid tagasi, et ei ole üldse olulised nõrkused, siis nemad on osanud sellest teha raha. Lihtsalt väikene nagu võimalus, et teie arvuti võimsust saab edasi müüa, saab ära kasutada. Teie meiliserverit saab kasutada spämmide, õngitsuste saatmiseks. Teie kliendid, teie hankijad, teie paroolid, kõik turvaaugud, kõike seda on võimalik rahaks pöörata. Ja selle tulemusena juhtubki see, et teilt võetakse 3 asja. Üks on teie aeg. Te ei maksa lihtsalt selle eest, et teie serverid on lunavararünnikul pandud lukku, vaid te maksate selle eest, et te saaksite uuesti tööle hakata. Teie usaldus, teie kliendid, teie hankijad usaldavad teid.
seda kasutavad nad ära ja ründavad teie kliente. Ehk siis teie muutute relvaks oma klientide vastu. Ja nagu enne mainitud, teie ressursid. Nendega saab edasi rünnata. Ja see ongi see tõeline hind, mida siis tuleb maksta. Et ei loe see, mis te olete varem teinud. Loeb nüüd edaspidi ainult see, kui kiiresti te suudate reageerida, kui head on teie partnerid, kes teid küberprobleemides aitavad, ja seda esimesest sekundist peale, kui sisse tungiti. Sest iga minut on nii raha kui ka mainekahju. Ja kriisi ajal kulub seda raha mitte ainult taastamisele, vaid ka seisakule. Ja see ongi see topeltkulu. Aga vaatame siis, et kuidas seda enda kasuks tööle panna ja vältida paanikat. Et selleks on siis päris mitmed võimalused. Üks on küberkindlustus, mis annab teile nii rahalise kui ka tehnilise toe. Ja pärast seda vaatame, et need 72 tundi, esimesed 72 tundi, mis määrab, kas te tulete sellest välja võitjana või kaotajana. Aga nüüd prooviks vastata mõnedele küsimustele, mis on vahepeal tulnud. Ahaa, kas ja kuidas on kaitstud Directo äritarkvara küberrünnakute, AI küberrünnakute eest? Hea küsimus. Directo kasutab väga palju erinevaid tehnilisi vahendeid. Ja AI puhul ütleks, et AI on lihtsalt kiirem, põhjalikum ründaja, kui on inimene. Et paremini ta oskab võib-olla teha deepfake'e, aga igal juhul kaitsed AI või tavarünnakute vastu on väga sarnased. AI puhul on see, et kuna ta on nii kiire, siis me peame pigem ise ka rakendama AI-d, et seda kõike kiiresti tuvastada. Võtaks veel ühe küsimuse, et kuidas kontrollida, et arvesaaja on ka tegelikult koostööpartner, mitte pahalane? Viimane juhtum oli, kuidas koostööpartneri e-maili pealt vastuse reply eelnevale kirjale, et tuli sisuga, et panga andmed on muutunud ja palun tehke uuele IBANile lisas seesama leping koos sisuga muudetud päises IBANi andmed, allkirjastatud ja nii edasi, aga tegemist oli petukirjaga. No, see on päris suur teema. Directos on teatuid kontrollmehhanisme olemas, millega me siis juhime tähelepanu, et nüüd on tegu kas uue hankijaga või IBAN on muutunud võrreldes eelnevaga. Kindlasti oleks hea, kui te kasutaksite PEPPOL-i arveid või Eesti e-arveid, et kus siis saadetakse õige IBAN. Ja allkirjastamisega on see, et digiallkirjastatud lepinguid tegelikult ei saa muuta või kui muudetakse, siis tuleb alati kontrollida, et kes on tegelik allkirjastaja. Et Euroopa Liidu allkirjateenus EIDAS-ega saaks allkirjastatud lepingud, saab ka üle kontrollida ja mitte lihtsalt vaadata seda sertifikaati. Nii, aga järgnevatele küsimustele vastan siis juba kirjalikult. Ja järgmiseks kutsuks siis teie ette Howden Estonia küberkindlustuse spetsialisti Keijo Kärtla, kes siis annab teile ülevaate, kuidas ettevõtteid paremini küberohtude eest kaitsta ja miks küberkindlustus on täna hädavajalik. Tere kõigile kuulajatele! Minu nimi on Keijo Kärdla ja olen Howden Estonia küberkindlustuse spetsialist. Minu tänase esitluse teemaks on küberkindlustus, ligipääs küberintsidendi ökosüsteemile. Lühidalt endast olen IT-taustaga spetsialist ning turvalisus on alati olnud mulle väga hingelähedane teema.
Nüüdseks olen siis 1,5 aastat tegelenud küberteadlikkuse ja küberhügieeni sõna levitamisega. Ettevõtted ei ole selles üksi ning aina kasvavaid küberriske on võimalik leevendada just kindlustuse näol. Howden on välja töötanud koostöös kindlustajatega oma toote nimega CyberPlus või siis KüberPlus, mis ongi siis võimalikult laia kattega ja aitab kliente nende intsidentide puhul ja selleks, et saada endale pakkumine, ongi lihtsalt vastata neljale ainult küsimusele, et ongi ettevõtte nimi, sektor, valdkond, viimase aasta käive ja veebileht. Eesmärk on siiski pakkuda teenust, mis pakub võimalikult laia katet ja et seda oleks lihtne omandada. Küberriskid on Alliansi uuringu andmetel globaalne risk number 1. Juhtumid nagu lunavara, andmelekked ja arvutisüsteemi tõrked on klientide jaoks üks hinnatud kui suurim globaalne risk. Toon välja mõned olulisemad punktid, et number 1 siis nagu praegune küberrünnakute fookus on suunatud just väikestele ja keskmiste suurusega ettevõtetele, kuna suured ettevõtted on investeerinud küberkaitsemeetmetesse. Tehisintellekti buumi tõttu eeldatakse, et igapäevased rünnakud mitmekordistuvad ja muutuvad veelgi individuaalsemaks. Enam see pole eeldus, vaid see on reaalsus. VKE-d ei ole kaitstud sihtimata rünnakute eest, eksponentsiaalse kasvu eest, mis levivad valimatult kõikidele organisatsioonidele. Statistikat välja tuues, küberriskid maksavad maailma majandusele 40 korda rohkem kui tulekahjuriskid. Kuid samas on tulekindlustuse sektor peaaegu 5 korda suurem kui küberkindlustus. Küberrünnakud ei ole enam juhuslikud, vaid üksikud vahejuhtumid, vaid teadlikult kavandatud ja sageli pikalt ette valmistatud. Rünnakud võivad jääda märkamatuks nädalateks, kuudeks ning avaldada mõju alles siis, kui kriitilised teenused seiskuvad või tundlik teave satub avalikkuse ette. Ettevõtjate jaoks tähendab see, et küberturvalisus ei ole pelgalt IT-osakonna ülesanne enam. Oluline on mõista, millised teenused ja süsteemid on äritegevuse seisukohalt kriitilised, kellel on neile ligipääs ning kuidas on võimalik kõrvalkaldeid õigeaegselt märgata. Sama oluline on ka tehnilised kaitsemeetmed, on ka valmisolek tegutseda. Küsimus ei ole selles, kas küberintsident juhtub, vaid selles, kui kiiresti ja efektiivselt suudetakse sellele reageerida. Ühtlasi tooks üks huvitava fakti välja, et organiseeritud kuritegevuse grupeeringud näevad seda kui väga tulusat äri, kuhu suunata siis oma must raha ja investeeringuid. Seda võib näha näiteks suurenenud pettuste osakaalust Eestis kui ka terves Baltikumis. Olles maailmas kui tuntud IT-riigina, siis me oleme väga lihtne sihtmärk sellistele skeemidele. Iga 14 sekundi järel langeb mõni ettevõtte maailmas lunavara rünnaku ohvriks. Lülitasime arvutid sisse ja hakkasime failides nägema kummalisi tähti. Kuulsime esimest korda sõna lunavara ning inimesed ütlesid, et meil kulub nädalad, et taastada töö ja teenuse osutamine. Näis, mis saab, aga me ei saa endale lubada nii pikka töökatkestust. See on kliendi tunnistus, kui nemad elasid üle lunavara rünnaku. Lunavara rünnaku intsidente on ka Eestis olnud mitmeid, kuid üldjuhul avalikkuse ette seda informatsiooni ei jõua. Võin tuua näite, kus üks Eestis tegutsev tootmisettevõte sattus lunavara rünnaku ohvriks. Ettevõte panustas tugevalt turvalisusse, kuid turjategijad siiski leidsid turvaaugu, kuidas süsteemidesse pääseda. Olles olnud süsteemides mitmeid kuid, kogusid nad vajalikku informatsiooni ning ühel päeval olid kõik süsteemid lukus. Ettevõtte kõik failid krüpteeritud ning esitati lunavara nõue. Ettevõttel läks ühe päevaga kogu aasta kriisiplaan käiku. Ning selleks, et ettevõte saaks tegutseda, ei olnud muud varianti, kui maksta luranaha. Kuid see protsess ei ole lihtne, sest tavapraktika on see, et lunavara siiski nõutakse krüptos, mis on väga tavaline. Selleks, et saaks ettevõte endale krüptorahakoti luua, on väga kulukas protsess, ajakulukas protsess. Selleks kulus üle nädala ning samal ajal ettevõtte töö seisis ning kulud aina kasvasid. Lõpuks saadi süsteemidele ligi, kulud olid väga suured ning keegi ei saanud kindel olla, mis ajal täpselt süsteemidesse ligi pääseti. Siis puhtalt varunduse kasutamisest ei olnud kasu. Ettevõte tegi ümber kogu IT-struktuuri ning see omakorda tähendas lisakulutusi. See konkreetne küberintsident läks kogu ettevõttele peaaegu 15% kogu aastakäivest maksma. Tänaseks on ettevõte jätkuvalt toimiv, kuid see väga kulukas õppetund jääb neile kindlasti väga pikaks ajaks meelde.
Kuidas teie tuleksite toime 48-tunnise tööseisakuga? Kõik süsteemid maas, ei saa teenindada kliente, puudub kontakt tarnijatega, sinu kliendi andmed on kolmandate osapoolte käes. Kas te oleksite valmis selliseks olukorraks? Kas te kujutate ette tagajärgi? Mõtelge selle peale. Selline juhtum võib tulla väga ootamatult ning selleks tasub pigem valmis olla. Kliendil toimub küberintsident, mille põhjuseks võib olla näiteks lunavararünnak, mis krüpteerib andmed ja lukustab süsteemid, andmeleke, mille käigus satuvad kliendi töötajate või partnerite andmed volitamata isikute kätte. Pahavara või sissetung, mis kahjutab süsteeme, või siis teenuse tõkestusrünnak ehk siis DDoS, mis teeb teenused ajutiselt kättesaadamatuks. Intsident avastatakse tavaliselt olukorras, kus süsteemid ei tööta ootuspäraselt, andmed on kadunud või klient saab teada kolmandalt osapoolelt, näiteks partnerilt, ametiasutuselt või ründegrupilt. Mis on selle mõju? Intsident toob kaasa reaalseid ja mõõdetavaid mõjusid kliendi infosüsteemidele, mis jagunevad 3 põhikategooriaks. Ongi konfidentsiaalsuse probleemid, volitamata ligipääs isikuandmetele, ärisaladustele või finantsandmetele. Võimalik andmekaitsenõuete rikkumine ehk siis GDPR, suurenenud risk mainekahjuks ja usalduse kaotuseks. Andmeterviklikkuse probleemid. Andmed on muudetud, rikutud või kustutatud. Andmete õigsuses ei saa olla enam kindel. Ärilised otsused ja aruandlus võivad olla väga ebatäpsed või ekslikud. Kättesaadavuse probleemid. Infosüsteemid või teenused ei ole kasutatavad, äritegevus aeglustub või peatub täielikult. Kliendid ja partnerid ei saa teenuseid kasutada. Tagajärg. Eeltoodud mõju realiseerub konkreetselt mõõdetavatele finantsilistele ja juriidilistele tagajärgedele. Ongi tulukaotus, müügi ja teenuse osutamine katkestumine, tellimuste ja lepingute täitmata jätmine, klientide liikumine konkurentide juurde. Esmase osapoole kulud ongi siis teie endale ettevõttele, IT-tehniline uurimine, intsidendi uurimine ja süsteemide andmete taastamine, väliste küberjulgeoleku ja IT-ekspertide kaasamine, juriidiline nõustamine ja ka ühtlasi kriisikommunikatsioon ja ka veel mainehaldus. Kolmandalt osapooltelt ehk siis kliendid või siis koostööpartnerite kahjunõuded, õigusabikulud, võimalikud kohtuvaidlused, regulatiivsed nõuded ja ka sanktsioonid. Lahendus. Küberkindlustus toimib kui terviku lahendusena ja on tagajärgede mõju lahendamise tööriist, toetades klienti kogu intsidendiprotsessi vältel. Küberkindlustus katab kõik konfidentsiaalsuse, andmete terviklikkuse ja kättesaadavuse probleemid, sealhulgas ka intsidendi tehniline uurimine ja ulatuse kaardistamine, andmete süsteemide taastamine, tehniliste ekspertide kaasamine. Hüvitab kõik peamised finantstagajärjed, sealhulgas tulukaotus äritegevuse katkemise tõttu, esmase osapoole kulud, mille juurde kuulub siis IT, juriidika, kriisijuhtimine, kommunikatsioon ja kolmanda osapoolte vastu, kui esitatakse nõuded või nendega seotud õigusabikulusid. Ja ühtlasi ka see võimaldab kiiret reageerimist, pakkudes juurdepääsu eelnevalt kokkulepitud spetsialistidele ja ka teenusepakkujatele. Tulemuseks on see, et klient ei pea üksinda kandma küberintsidi tehnilist, finantsilist ega juriidilist koormust, vaid saab keskenduda äritegevuse taastamisele ja jätkusuutlisele. See on lihtne näide, mis võib kaasada küberintsidendi puhul. Tooks selle esile, et see ei ole tavakindlustus. Küberkindlustuse puhul on tegemist siiski teenusega, kuna ettevõte ei pruugi üldse aru saada, mis täpsemalt juhtus ja mis on see ulatus. Ja kui kaua see olukord kestab. Eesmärk on tuvastada see põhjus, leida selle parim lahendus ja et see juhtuks uuesti. Ettevõttel võivad olla tipptasemel turvasüsteemi ning pädev IT-osakond või usaldusväärne IT-teenuse pakkuja. Kuid kas te olete veendunud, et neil on vajalikud teadmised kui küberturbe spetsialistile? Sest isegi üks juhuslik inimiga võib põhjustada pikaajalise kahju, mille taastamine võib võtta kuid või isegi kauem. Eesti küberruum ja kasvavad ohud ja kiiret levivad petuskeemid. Ehk siis RIA andmetel oli aastal 2024 oli rekordiselt 6515 mõjuga küberintsidenti. Ja need on kõik, mis on siis teavitatud.
Põhilised olidki õngitsus ja petulehed ja kontode kaaperdamised ning teenuste tõrked. Ja ühtlasi ka õngitsuslehtede osakaal on kasvanud aastaga 2,5 korda. Samuti jääb RIA raportist silma, et eelmise aastal registreeriti üle 580 teenuse katkestuse põhjustanud rünnakut, mis on eelnevate aastatega märkimisväärne tõus. Aastal 2025 peaaegu iga päev oli uudistes mõni artikkel järjekordsest petuskeemist, kus inimesed on sattunud skeemi ohvriks. Võrreldes eelnevate aastaga on kahjud mitmekordistunud ning me räägime mitmekümnetest miljonitest. Lisaks rahalisele kaotusele kaasnevad sellega mainekahju ja usalduse kaotamine. Siinkohal ma tooksin esile loo ühest masinatööstusettevõttest, Hecotec. Ma arvan, et te olete kõik sellest kuulnud ja see on käinud meediast väga palju läbi. Et see oligi siis möödunud aasta maikuus, langes ettevõtte pikaajaline juhatusliige ja finantsjuht küberpettusohvriks. Tegemist ei olnud siis klassikalise häkkimisega, vaid sotsiaalse manipulatsiooniga, ehk siis voice phishing või siis telefonipettus. Petturid helistasid korduvalt ettevõtte finantsjuhile. Kõnede käigus õnnestus kurjategijatel petta välja autentimisvahendid ning veenda ohvrit kinnitama maksetehinguid. See andis ründajatele ligipääsu ettevõtte pangakontole. Raha kanti kontolt välja 2 tunni jooksul ja selle aja raames tehti 52 eraldi ülekannet. Kõik formaalselt finantsjuhid digiajale kinnitatud. Kontolt suudeti välja kanda umbes 1,6 miljonit eurot. Osa rahast õnneks suutis pank neil hiljem tagasi saada, aga tagajärg oli juba selleks hetkes olemas. Finantsjuht kaotas oma töö ning tema vastu esitati ka kohtuagi, nõudes kahju hüvitamist. Antud juhtumi näitel on tegemist inimliku veaga, mitte puudulik IT-turbelahendus. Siin tuleb esile, et suurim risk siiski on inimene, kes on ekraani taga. Siinkohal võib esitada küsimuse, miks see juhtum on oluline. Rõhutaks üle, et küberpettused muutuvad järjest professionaalsemaks, eriti juhtkonna ja finantsrollide suunal. Suured kahjud tekivad ka ilma pahavarata. Üksnes usalduse ja protsesside kuritarvitamise kaudu. Tekib keeruline küsimus, kes vastutab, kui inimene eksib? Aga eksimus on hoolikalt ette valmistatud, rünnaku tulemus. See juhtum on kui õpiku näide riskidest, mida ettevõtted sageli alahindavad. Intsidendi korral kindlasti teavitada, seda on võimalik teha näiteks raport.cert.ee või siis cyber.politsei.ee. Ja ühtlasi ka tuletan meelde, et ärge jagage enda PIN-koode. Howden on pühendunud teie ettevõtte huvidele ja edule. Et kõik Howdeni Cyber Plussi poliisid sisaldavad 24/7 intsidendile reageerimise meeskonda, kes abistavad küberintsidendi korral. Selleks on olemas hotline telefoninumber ja teile suunatud emaili aadress, kuhu intsidendi puhul võiks isegi kahtluse korral kindlasti teavitada. Kindlustusandja eksperdid toetavad teid küberintsidendi korral, et tuvastada, mis juhtus ja kui ulatuslik see oli, piirata mõju ning kiirendada taastumist. Ekspertide meeskond koosneb tipptasemel spetsialistidest, alustades siis küberspetsialistidest, küberkriminalistika, suhtekorraldus, advokaadid, IT-eksperdid ja nii edasi. Ma toon teile näite, et mis võiks olla see hinnastus, kui palju see teile võib maksta. Ehk siis sellest tabelist te näete 5 erineva sektori põhjal, mis võib olla vastava käibe ning sektori puhul teile kindlustusmakse. Lõplik kindlustusmakse siiski sõltub täpsest käibest ning ettevõtte valdkonnast. See tabel annab teile hea ülevaate. Ühtlasi toode on siiski mõeldud ettevõtetele, kelle käive on 0–500 miljonit eurot. Ehk siis see on enamus Eesti ettevõtetele. Ja võimalikud limiidid on siis 500 000 kuni 5 miljonit, aga ka rohkem on võimalik. Pakkumise saamiseks on vajalik vastata ainult 4 võtmeküsimusele. Ongi ettevõtte nimi, sektor, viimase aasta müügikäive ja veebileht. Standardpakkumise puhul saab selle kiiresti tänu Howdeni tehnoloogiliste lahendustele ning tegemist on siiski aastase poliisiga. Ütlus, mis räägib iseenda eest. Mitte midagi tegemise hind on liiga kõrge. 60% väikestest ja keskmistest ettevõtetest, kelle puudub kindlustus ning satuvad küberrünnaku ohvriks, lõpetavad ettevõtte tegevuse 6 kuu jooksul. See protsent on päris hirmuäratav.
Toon välja mõned olulisemad väited, mis ka lähevad sellega kaasa, et kes vastutab siis küberintsidendi korral. Küberintsidendi korral vastutab nende riskide eest juhtkond ning juhtkond peab tagama ettevõtte jätkusuutlikkuse. Ettevõte soetab endale auto ning sellele võetakse kindlustus, aga teisi riske ei taheta katta. Protsentuaalselt kõige suuremaks riskiks loetakse siiski inimfaktorit. Töötaja pahatahtlikkus või siis teadmatus võib põhjustada küberintsidendi. Kas siis tehes valeülekande, vajutades lingile ning tänu sellele pääsevad kurjategijad süsteemidele ligi või küberteadlikkuse puudumine ning kuidas peaks teatud olukorras käituma. Igal ettevõttel on mingil määral kriisiplaan olemas, kuid kuidas teatud olukorras käituda ning mis on need olulised sammud, mida ette võtta. Kõik ettevõtted aina rohkem kasutavad erinevaid IT-süsteeme ning sõltuvad neist väga tugevalt. Selleks, et ettevõte suudaks olla jätkusuutlik, peaks kindlasti olema ka ettevõttel kriisiplaan ning kuidas käituda küberintsidendi korral. Sinna kriisiplaani peaks ka kindlasti lisama kindlustuse. Ükski ettevõte, olgu see siis suur või väike, ei taha teha ettearvamatuid kulutusi küberjuhtumi puhul. Selles kontekstis tuleb kindlasti kindlustusappi. Teadlikkus ja küberhügieen. Olemasolevate võimalike riskide teadlikkus on iga ettevõtte jaoks väga oluline. Kuidas käituda teatud olukorras, kellele olukorrast teavitada, mis on need kõige esimesed sammud, mida peab ette võtma ja üldine küberhügieen. Kuidas oma seadmetega käituda, seadmete uuendused, õigete seadmete kasutamisest ning ettevõtte kultuuri jaoks vajaliku sätete kirjapanek. Howden ühendab kliendi kindlustuslahendusega ja küberintsidendi ökosüsteemiga, mida kohalik kindlustusturg pakkuda ei suuda. See ei ole lihtsalt kindlustus, vaid see on üks suur ökosüsteem kliendi abistamiseks küberintsidendi korral. Küsimus ei ole selles, kas teid rünnatakse, vaid küsimus on selles, millal teid rünnatakse. Kas te olete selleks valmis? Ma tänan kõiki kuulajad ja loodetavasti saite uusi teadmisi tänasest esitlusest. Ühtlasi teeme kõikidele kuulajatele eripakkumise. Seda infot me jagame teile webinari lõpus. Kui keegi soovib minuga ühendust võtta ning rääkida küberkindlustusest täpsemalt, siis saate mulle helistada või saates mulle kirja. Ma tänan kuulamast. Nüüd ühtlasi vaataks siis ka mõned küsimused, et kas midagi on esitatud. Küberkindlustus on mõeldud ettevõtte riskide katmiseks, ehk kui tekib olukord, siis küberintsidendi puhul seda aitab kulusid katta ja ka ühtlasi teha olulised sammud, kuidas edasi liikuda. Ja küberkindlustust pakub Howdeni maklerid ja seal on erinevad pakkujad ning huvi korral kindlasti soovitan võtta ühendust. Siis järgmine küsimus, kas küberkindlustus sobib ainult suurtele ettevõtetele? Nagu ma oma esitluses mainisin, siis küberkindlustus sobib kõikidele ettevõtetele, ehk siis väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, ehk siis 0 kuni 500 miljonit käibe puhul, ehk siis kõik Eesti ettevõtted enamuses. Nii, kas küberkindlustus katab kahju, mis on tekkinud oma töötaja poolse andmevarguse tõttu? Jah, lühike vastus, jah. Kas küberkindlustuse saamiseks peavad ka mingid baasturbenõuded ettevõttel täidetud olema? Või saab nii, et ettevõte ei tee ennetavalt midagi ning pärast kindlustus kannab kahjusid? Kõige lihtsamalt öeldes on 2 kõige lihtsamat turvanõuet, ehk siis on MFA, mitmikautentimine, mis võiks igal ettevõttel olla, ja vastavalt siis ettevõtte käibele, et kui ettevõte on juba natuke suurem, ehk siis ütleme näiteks 50 miljonit pluss käibe, siis tekivad sinna juba järgmised nõuded tulevad lisaks juurde. Aga üldine väiksem ettevõtte puhul ongi see, et oleks MFA ehk siis mitmikautentimine oleks implementeeritud ettevõttesse. Kuidas kindlustus toimib, kui küberpettuse osaliseks sai juhatuse liige ise? Kui ettevõttel on küberkindlustus olemas, sellest kindlasti teavitada. Teilt juhendatakse, kuidas täpsemalt mida teha, mis on need järgmised sammud. Ehk siis ta aitab seid sellest, lihtsalt see ongi see esimene samm ongi teavitamine. Ja kui see on juhatuse liige, siis see ikkagi näitab tema endapoolset mitte süvenemist ettevõtte turvalisusse ja sellest tulevad ka pärast hiljem võib tulla kohtujuhtumid ja ka erinevad muud probleemid otsa.
Ja vaatame siit ühe küsimuse veel. Kuidas teie kontrollite, et süsteemid enne kindlustuslepingu allkirjastamist? Selleks on meil nii-öelda topeltsüsteemid, ehk siis me omalt poolt teeme nii-öelda nagu rapordi, küberrapordi, mis siis vaatab avalikke andmeid, ehk siis kas teie ettevõtte e-mailid või muud asjad on kuskile lekkinud ja ühtlasi seda teeb ka kindlustus, ehk siis kindlustus uurib teie süsteeme, aga nad ei lähe teie süsteemidest sisse. Nad vaatavad seda, mida näiteks näevad ka häkkerid, kui nad kuskilt mustalt turult andmeid ostavad, et selles mõttes see sisu on täpselt sama. Aga ma rohkem küsimustele ei vasta ja kõik, mis jäid veel vastamata, siis me kindlasti vastan neile tagantjärgi. Ja omalt poolt tahaksin sisse juhatada meile Markuse ja Oliveri, kes on Soranesist ja nad räägivad meile 72 kriitilisest tunnist. Tere hommikust kõigile ka minu poolt. Minu nimi on Oliver Amarik, ma olen advokaadibüroo Soranen finants- ja kindlustusõiguse advokaat ja minuga on siin täna Markus Niin ja mina tegelen ka kindlustusasjadega ja ma ütleksin ka selliselt, et vahepeal ma ajan ka nii-öelda nagu kriminaale taga, pätte ja kaabakaid, ehk siis tegelen teisisõnu kohtuvaidlustega. Aga miks me täna siin oleme? Oleme siin sellepärast, et rääkida, mis saab siis, kui intsident on aset leidnud, kuidas reageerida ja mis on need järgmised sammud, mida tuleb teha, et kriis saaks edukalt lahendatud. Ja võib-olla alustuseks vaatame esimest slaidi, kus on siis välja toodud käesoleva aasta Alliansi riskibaromeetri statistika, mis siis näitab ära, milliseid riske ettevõtted ise hindavad käesoleval aastal kõige olulisemaks, kõige suuremaks. Nagu me näeme, siis esimesel kohal on küberintsidendid, mille edu siis teise koha riski ees on tervelt 10% ja teisel kohal on artificial intelligence, mis on siis nii kõrgele tõusnud esimest korda, kui küberintsident on juba esimesel kohal olnud viimased 5 aastat, siis AI tõus on olnud märkimisväärne ja need kaks on kindlasti ka omavahel hästi seotud ning seetõttu nad käivad ka veidi käsikäes ja seetõttu on AI teinud ka käesoleval aastal suure hüppe. Ja oluline märkida, et küberintsidenti peab suuremaks riskiks nii suur ettevõte, keskmise suurusega ettevõte kui ka väike ettevõte selle baromeetri järgi ja samamoodi olenemata siis ettevõtte geograafilisest asukohast, kõik hindavad seda riski kõige suuremaks. Aga nüüd sisu juurde, et võib-olla enne kui me lähme nende sammude juurde, siis miks möödunud aasta oli märkimisväärne, on see, et eelmisel aastal leidsid aset mitmed suured küberintsidendid, mis kindlasti raputasid turgu ja mis tõttu on kindlasti ka küberintsidendid käesoleval aastal esimesel kohal globaalsete riskide edetabelis. Et ühel pool on meil Jaguar ja Land Roveri küberintsident, mis oli siis lunavara rünnak, mille hinnanguline kahju oli ligi 2 miljardit naela. Ja miks ta oli oluline just küberintsidentide koha pealt on see, et tegelikult Jaguar Land Roveril puudus sel hetkel kehtiv küberkindlustus, ehk siis ükski kulukomponent ei saanud kindlustuse abil kaetud. Teisel pool on Marks & Spenceri küberintsident, mis oli samamoodi lunavara intsident, mis sai toimuma läbi social engineeringu. Mõju oli ligi 300 miljonit naela, kindlustus oli olemas. Väidetavalt siis kindlustusvõitja nõuab hüvitist kindlustusandjalt ligi 100 miljoni naela ulatuses, kuid ka seal on omaette küsimusi, mis puudutab seda kindlustuslepingut ja miks ta teeb selle küberintsidendi oluliseks. Aga me tuleme nende juhtumite juurde ka oma slaidide hilisemas faasis tagasi, viitame neile ja praegu lähme siis esimese etapi juurde, milleks on intsidendi tuvastamine. Markus. Ja ma tahtsin lisada selles mõttes, et kui me vaatame näiteks ka seda Jaguari juhtumit ja ka küsime selle järel, et millised juhtumid Eestis on toimunud, mida meie oleme oma praktikas, eks ole, näinud, siis näiteks selle Jaguari juhtumi juures me võime kõik ette kujutada tegelikult seda, et need aktsionärid on tõenäoliselt suhteliselt mitte meelepärases seisundis, on ju.
ja mitte väga õnnelikud selle üle, mis on juhtunud. Ja teatud ettevõtete puhul me isegi näeme teiste turgude näitel, et asjaolu, et näiteks juhatus ei ole võtnud küberkindlustust, võib ka tegelikult olla juhatuse liikme enda vastutuse aluseks ja on väga hea tõenäosus tegelikult, et selle Jaaguri juhtumis tegelikult neid juhatuse liikmeid ka taga hakatakse ajama või vähemalt mingisuguseid päid hakatakse otsima. Millised juhtumid me Eestis oleme näinud? Eestis me oleme ka tegelikult näinud viimase 5 aasta või 3 aasta jooksul tegelikult eelkõige on just nimelt nende sündmuste kasvu. Nendest tegelikult räägitakse väga vähe, ettevõtted tegelikult kardavad jagada seda informatsiooni, sest see on nii tundlik, see on nii konfidentsiaalne, aga meile kui advokaatidele ikka nendest juhtumitest, eks ole, vahepeal räägitakse. Aga näiteks milline on kõige viimane siin olnud, millest mina olen, eks ole, kuulnud, oligi Eesti keskmises suuruses ettevõtte, millelt õnnestus ära varastada 500 000 eurot ja see süsteem käiski selliselt, et oli üks inimene, mängis sihukest pangatöötajat, võttis finantsjuhiga ühendust ja siis ütles, et pangas on mingisugune probleem ja saatsid rakenduse, mille kaudu siis sinna finantstöötaja peaks panka sisse logima, logisid sisse, selle kaudu said kõik paroolid kätte ja pärast seda siis hakkas tegelikult raha sealt kontodelt ära minema. Ja mis tegelikult selles mõttes oli nagu selle ettevõtte juhtumi puhul hea, oli see, et need ettevõtte varad olid hajutatud erinevatele pangakontodele ja üks Eesti Pank tegelikult lasi kõik ülekanded ära teha, nii kuidas tegelikult see Pätt Kaabakas, eks ole, tahtis, aga teised pangad panid ploki peale ja andsid siis teavituse, et midagi väga kahtlast toimub. Ja seetõttu tegelikult õnnestus teatud ulatuses siiski seda nagu mõju vähendada. Et taolisi juhtumisi tegelikult Eestis esineb, on erinevaid, aga neid tegelikult on päris sagedaseks muutunud. Aga nende intsidentide puhul siis kõigepealt esimene samm on alati intsidendi tuvastamine, ilma selleta ei saa midagi toimuda. See eeldab loomulikult ka seda, et ettevõttel on juba enda mingid alarmid põlema löönud, et midagi toimub. Intsidendi intsidendi tuvastamise raames siis kõigepealt 2 olulist asja on siis ründe peatamine ja võimalike kahjude minimeerimine, millest on kindlasti huvitatud ka kindlustusandja. Ja küsimus selle järgi, kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või mitte, ma ütleks, et selle osas ei pea kindlustusvõtja liiga palju pead murdma. Kui toimunud on intsident, siis meie kui advokaatide soovitus on alati see, et teavitada kindlustusandjat sellest ja siis juba kindlustusandja ise otsustab oma analüüsi tulemusel, kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või mitte. Kindlustusvõtja ei pea sellele mingit tõsikindlat järeldust ise välja mõtlema, et kas tegemist on siis juhtumiga või mitte. Nüüd, kui intsident on tuvastatud, siis toimubki teavitamine, kindlustusandja teavitamine sellest. 2 olulist asja. See teavitus peaks olema kindlasti viivitamatu, sest et küberintsidendid on oma iseloomult väga kiiresti kulgevad ja mida kauem viivitada, seda suurem võib olla sellest viivitusest tekkiv kahju. Ja teiseks loomulikult see, et mida siis teavitada. Markus, mille vastu kindlustusandjad huvi tunnevad? Ja kindlustusandjad tegelikult tunnevad huvi olulistama asjaolude üle, ehk siis mis on toimunud, milline on potentsiaalne mõju, kes on üldse see ettevõte, kes minuga ühendust võtab. Neid tegelikult asjaolusid on erinevad, aga peamine on kõige olulisem see, mis me praktikas lihtsalt oleme näinud, on see, et tuleb võimalikult kiiresti reageerida. Kui tegelikult üle 72 tunni lasete, siis sellisel juhul midagi tagasi pöörata on suhteliselt keeruline. Ja mis on kindlustusandjate teavitamise puhul on ka oluline, on see, et miks me üldse näiteks räägime seda, et millist kindlustust, eks ole, valida. Ja selle puhul on nagu oluline ka see, et kui te teete mingisuguse maakleri või ütleme siis maakleri või ka advokaatidega koostööd sest kindlustusandjast ka väga sõltub see, kui kiiresti te saate mingisuguse katte, kui kiiresti te hakkate rahasid saama. Me otseselt küberkindlustuse raames ei ole veel küll näinud seda, aga näiteks juhatuse liikme vastutuskindlustuse raames teatud kindlustusandjate puhul me oleme näinud, et nad reageerivad liiga aeglaselt. Et ütleme niimoodi, et olen näinud olukordi, kus, eks ole, juhatuse liikme kodudesse tehakse läbiotsimine, tehasesse läbiotsimine, aga kindlustuskate tegelikult lõppastmes ja hüvitis tulevad poole aasta pärast ja see on tegelikult juba natukene liiga kaua. Ehk siis kindlustusandja puhul on oluline teada, et milline toode ja milline kindlustusandja, maakler ja advokaatid kindlasti aitavad seal valida. Ja kui teavitus on tehtud, siis tegelikult me jõuame, ütleme, selle
kõige olulisem osa juurde ja see on oluline ka selle tõttu, et miks just see viivitamatu teavitamine on oluline, on siis juhtumi haldamise faas. Ehk siis, kui kindlustusvõtja teavitab oma kindlustusandjat, siis see juba tähendab seda, et kindlustusandjal on valmis paneel eksperte, kes on valmis kindlustusvõtjat abistama selle juhtumi lahendamisel. Et kindlustusvõtjal kindlasti peab olema ka valmis enda plaan, kuidas sellistele kriisidele reageerida, aga kindlustuslepingu sõlmimisega siis kindlustusvõtja ainult ei osta mitte kahjude hüvitamise võimalikkust, vaid sisuliselt ostab ka endale juurdepääsu kõiksugustele ekspertidele, kes teda selle kriisi juures aitavad. Näiteks, ja kõige olulisem on kindlasti siis intsidendi haldus ja intsidendi juhtumine üleüldiselt, et seda rolli täidavad mingitel puhkudel kindlustusmaaklerid, kes siis võtavad kogu selle suure pildi enda peale ja jaotavad ära, mida tuleb ja millal tuleb teha, aga seda rolli täidavad ka advokaadid ja näiteks meie poole saab samamoodi pöörduda, et me võtaksime selle juhtumi siis enda kontrollida. Samamoodi oluline IT-ekspertiis, üks kõige olulisemaid ekspertiise, mis sellise kriisi puhul võib kindlustusvõitjal vaja minna. See hõlmab endast siis ründe tõkestamist, erinevate siis süsteemide taastamist, aitab sulgeda ligipääsud, mis küberkelmidel siis süsteemile oli ja aitab tegelikult toota ka võimalikke raporteid ja tõendeid, mida siis kindlustusvõtjal võib hiljem vaja minna selleks, et kindlustushüvitis kätte saada ja võimalikult ka siis selle jaoks, et vaielda vastu mingitele nõuetele, mis tema vastu võivad tulla. Ja siin tegelikult on ka oluline roll siis õigusnõustajatel, mis see õigusnõustajate roll on seal? Minu aus ülevaade tegelikult sellest juhtumi haldamisest on see, et tegelikult üksinda selles toime ei tule, et see vajab tegelikult projektijuhti, kuna seal on nii palju lülisid ja see on kriis ja see nõuab väga kiiret reageerimist. Õigusnõustajatel on väga erinevaid ülesandeid, seal õigusnõustajad on ju aitavad teil lepingud üle vaadata, mis on asjakohased, need lepingud, millega te potentsiaalselt olete mõjutanud oma kliente, oma klientidele, eks ole, kahju tekitanud. Aitame ka kahju analüüsiga, millises ulatuses see kahju on tekkinud, saamata jäänud tulu on alati selline küsimus, mis on nagu vaieldav, seal on vaja koostööd teha finants, eks ole, nõustajatega ka. Vaatame ka seda, et millised näiteks teavitused tuleb teha ettevõttel, kas peame AKIT teavitama, aitame koostada kuriteokaebust, eks ole, suhtleme uurimisasutustega ja ka tegelikult üleüldist strateegiat aitame koostada. Et need juhtumid on reeglina tegelikult piiriülesed juhtumid ja klientidel tekib alati see küsimus, et okei, kui ta on piiriline juhtum, millisesse riiki me siis peaksime hakkama potentsiaalselt seda pätti minema taga ajama ja kui me sinna lähme, millised on sellega seonduvad kulud. Et seda tegelikult ülevaadet on juhatusele alati vaja selleks, et nad saaksid otsustada, et kas see käik õigustab, kas need kulud õigustavad neid potentsiaalseid tulusid. Et see tegelikult on hästi palju erinevatest, siis juhtumi haldamine on väga palju erinevatest aspektiga omavahel seotud. Ja kindlasti ei tasu alanjata ka siis suhtekorralduslikku nõu, et need kriisid ei ole mitte ainult siis finantskriisid või tehnilised kriisid, need tihti hõlmavad ka võimaliku mainekahju ettevõttele ja siis sõnumite seadmine on kindlasti oluline märksõna, mida selliste riskide puhul tähele panna. Seda nägime nii Marks & Spenceri kui ka Land Roveri puhul, kus siis Marks & Spenceri puhul ettevõtte ei teavitanud näiteks liiga kiiresti või liiga aktiivselt enda koostööpartnerid ja kliente ja mis selle tulemus on see, et need võimalikud koostööpartnerid ja kliendid ei olnud teadlikud sellest, et Marks & Spencerit rünnati. Ja miks on oluline, on see, et nad ei osanud olla valvsad selles osas, et nende andmeid võib nende vastu siis ära kasutada. Vastupidi, Land Roveri puhul oli see, et Land Rover andis kohe teada, et mingit informatsiooni nende käest ei varastatud, ehk siis justkui mingit infoleket ei toimunud, aga hiljem siis anti teada, et aga tegelikult ikkagi toimus. Ehk siis algselt anti välja valeinformatsiooni ja hiljem siis seda hakati korrigeerima. Et sellisel juhul on nagu hea suhelda siis suhtekorraldus ekspertidega, kes aitavad sul selle sõnumi korda seada ja loomulikult ka siis tagada see, et ei anta välja mingit valeinformatsiooni, mis võib hiljem potentsiaalselt siis kaasa tuua mingi täiendava kahju. Nüüd eksperdid on kaasatud,
kindlustuslepingu võtmest järgmine oluline osa on siis nõude esitamine kindlustusandja vastu hüvitise saamiseks. Ja sellele siis loomulikult eelneb kogu see dokumenteerimine, kus siis kindlustusvõitja näitab ära, mis juhtus, kuidas juhtus, mida nad ise tegid selleks, et see ei juhtuks. Ja see on ka üks asi, mida siis õigusnõustajad tihti aitavad teha, et dokumenteerida kogu vajalik pakett, mida hiljem on siis vajalik esitada kindlustusandjale. Ja samamoodi, nagu Markus enne ütles, siis see küberintsidentide puhul üks oluline märksõna on alati see äritegevuse katkestus ja saamata jäänud tulu, ehk siis see saamata jäänud tulu arvutus ja selle hindamine on samuti üks väga oluline hetk selle intsidendi haldamise puhul. Aga võib-olla veidi veel siis regulatiivsetest ja juriidilistest kohustustest, Markus. Jaa, on mõned aspektid, eks ole, juriidiliste kohustuste täitmise korral, andmelekke teavitused, et siis kui on toimunud mingisugune küberintsident, eks ole, siis tuleb teavitada potentsiaalselt, eks ole, meie järelevalveasutusi võimalikult kiiresti. Nendel on tegelikult ka teatav kogemus ja ekspertiis olemas ja nad teavad isegi nõustada mõnikord, on ju. On ka erinevate õiguskaitseasutuste kaasamine, reeglina me tegelikult räägime sellistel puhkudel ju politseist, on ju, mis on aga väljakutse tegelikult muidugi nende avalik-õiguslike uurimisasutustega on see, et nende ressurss on suhteliselt ikkagist piiratud ja nende võimekus ka. Ja ütleme niimoodi, et oma praktikas ikkagist olen näinud niimoodi, et kui sul tegelikult mingit eriüksust ei ole sinu enda poole peal, kes on siis tagatud sinu enda eksperdid ja kes hakkavad siis kaitsma sinu vara, otsima viise, kuidas pätt on ju kätte saada, siis tegelikult pelgalt uurimisasutuste peale loota ei saa, sest üldjuhul ma olen näinud, et sellisel juhul midagi nagu nende sellest ei saa. Ja kindlasti see üks oluline osa on ka siis nende võimalikud kolmandate osapoolte nõuded rünnatud isiku vastu, et oluline on siis ka juba neid ennetada, nendeks ette valmistada, et kui näiteks toimub mingi rünne tarneahela vastu ja koostööpartnerid saavad selle ründe tõttu kahjustatud, siis võib oodata, et need koostööpartnerid tulevad mingi nõudega ka isiku vastu, keda rünnati ja sellisel juhul tuleb juba proaktiivselt siis hakata valmistama enda ette võimalikeks vaidlusteks. Aga see viimane etapp, millega siis juhtum eelduslikult või päädib, on siis hüvitamine. Kindlustusandja võtab siis kõik esitatud info arvesse, teeb oma otsuse selle kohta, kas hüvitada tekkinud kahjud ja kulud või mitte. Siin me oleme välja toonud ka tegelikult, et mis need kulud ja kahjud on, mida küberkindlustuse alusel tavapäraselt hüvitatakse. Siin 4. punkt on regulatiivsed trahvid ja see on nagu võib-olla oluline koht rõhutada, et trahvide hüvitamine tegelikult suuresti sõltub sellest, millisel kujul need trahvid on siis siseriiklikus õiguses tehtavad. Eestis on meil regulatiivsed trahvid üldjuhul kas siis kriminaalkorras või väärteomenetluse korras tehtavad trahvid. Neid ei saa Eesti õiguse alusel hüvitada või kindlustada, ütleme siis niimoodi. Küll aga kui need on tehtud haldusmenetluse korras, siis võiks tekkida argument, et ka need trahvid on hüvitatavad. Lisaks tegelikult mõnikord klientidel on küsimus see, et kas leppetrahvid võiksid ka olla kaetud ja põhimõtteliselt võiksid küll, et leppetrahvid ei ole regulatiivsed trahvid. Et küll aga regulatiivsed trahvid reeglina ei ole välja arvatud siis sunniraha ja midagi sellist, mis haldusõiguses võiksid tulla. Ja nüüd me olemegi jõudnud kokkuvõtva slaidini, et praktilised näpunäited, siis millega me soovime oma ettekande täna lõpetada, millega ka alustasime, tegutse kiiresti. Kindlustusandjat tuleb teavitada kohe ja see ei ole üksnes seetõttu, et täita oma kohustust justkui kindlustusandja ees, vaid seetõttu, et see kriis saaks võimalikult kiiresti lahendatud ja sellele saaks võimalikult kiiresti reageerida. Ja see kiire teavitamine toob siis kaasa selle, et kindlustusvõitjal on võimalik kasutada kindlustusandja poolt heaks kiidetud teenuspakkujaid, kes on omale eksperdid, kes on sellepärast seal, et nad teavad, mida sellistes kriisides ette võtta. Nad on valmis, nad on neid kriise juba varasemalt toetanud ja kindlustusvõitja saab kindlasti sellest suurt kasu. Dokumenteerimise nõue, miks on oluline?
Dokumenteerimine on oluline seepärast, et siis, kui sa hiljem soovid esitada mingisuguseid nõudeid nende pahalaste vastu, eks ole, aga tegelikult ka kindlustusandja puhul, et ka kindlustusandja tahab hiljem näha ja veenduda selles, et tegelikult, et sündmus toimus, milline oli selle sündmuste ulatus. Et seepärast see dokumenteerimine on äärmiselt oluline. Just. Ja alati, millest tuleb alustada, tuleb mõista oma poliisi tingimusi ja välistusi. Kindlustuspoliis ega küberkindlustuspoliis on erinevaid. Seetõttu kindlasti soovitame suhelda enda näiteks maakleriga või ka õigusnõustajatega, kes siis aitavad teid vajadusel aru saada sellest, et millised riskid on vastava poliisi alusel kaetud, millised välistused sellest poliisist võivad tulla ja tegelikult ka seetõttu, et millised on kindlustusvõtja kohustused kindlustusandja ees kindlustusjuhtumi toimumisel. Ja seda just seetõttu, et see kindlustusjuhtumi menetlemine hiljem läheks võimalikult ladusalt ja et kindlustusvõtja saaks vajalikud hüvitised kiiresti ja efektiivselt kätte. Juhtumist õppimine. Jaa, mõned viimased üldised sõnad, et mis me nagu oma praktika pinnalt tegelikult näeme. Need tehnilised inimesed kindlasti alati ütlevad ja meie tegelikult ütleme ka, et kõige olulisem alati on, eks ole, enda sellist riist ja tarkvara uuendada ja siis välja vahetada, paremaks teha. Et see on see esimene lekkekoht, aga mis me nagu näeme on ka see, et sellist üleüldist skeptilist suhtumisviisi võiks meil võib-olla natukene rohkem teinekord tekkida, eriti just nendes olukordades, kus keegi küsib teilt raha. Et see on see, mis on hästi oluline. Me soovitame õigusliku poole pealt tegelikult ka oma teenuspakkujate lepingud kõik üle vaadata. Eelkõige sellised tundlikud nagu lepingud, ala näiteks raamatupidamisteenuse osutamise lepingud. Need tasuks üle vaadata just nimelt selles valguses, et lepingutes oleks juba sätestatud ja tagatud see kohustus, et nemad peavad ka hoolitsema oma siis andmekaitse eest, infoturbe eest ja nii edasi. Lisaks sellele tegelikult soovitame natukene hajutada ka varasid, ehk siis mitte nagu kogu oma eelkõige just raha, mitte kõike hoida ühes kohas, sest kui hoiate ühes kohas, siis see on tegelikult suhteliselt kergesti ikkagist rünnatav. Ja ma ütleksin ka kõige lõpuks on niimoodi, mis me oleme näinud oma praktika pinnalt, on see, et häda tekib tegelikult sellises olukorras, kus teil ei ole mingit kindlustusega, mitte midagi teil ei ole tagatud. Sellisel juhul põhimõtteliselt teilt varastatakse see raha ära, ja ausalt öeldes me oleme näinud, et mitte midagi ei saagi. Et küll politseid teavitatakse, aga ütleme, et kätte saada neid pätti on suhteliselt keeruline ikkagist, neil ei ole seda võimekust, ei ole sageli seda ressurssi, ehk siis kui tegelikult teil oma sellist tiimi ei ole, siis sellisel juhul aus vastus on, et mitte midagi tegelikult ei saagi praktikas. Kaotatud raha kõik lihtsalt. Ja see oli kokkuvõtvalt meie esitlus. Meiega saad ühendust võtta siis e-posti aadressilt, mis on nähtavad siis sellelt slaidilt. Ja nüüd vaatame siis ka küsimusi, mis meile on esitatud ettekande ajal. Millises mahus vastutab küberjuhtumi eest ettevõtte tavatöötaja, kes satub rünnaku ohvriks? Tavatöötaja võib vastutada küll, aga see sõltub natukene sellest, milline on tavatöötaja. Töölepingut tuleb vaadata, millised on piirangud. Aga ütleme, et tavatöötaja risk võib olla ka päris suur. Nii. Ja, lugesin siin järgmist küsimust. Kui ettevõtted ei taha juhtunud intsidentidest rääkida, siis kui mitme küberintsidendi juhtumi lahendamise nõustamisega on olnud 25. aastal seotud Soraneni büroo? Me seda niimoodi otseselt avalikult välja, eks ole, ei saa öelda tulenevalt meie konfidentsiaalsuspiirangutest, aga neid sündmuseid on olnud. Nii, kolmas küsimus. Väitsite, et ühel juhtumil üks pank tegi maksid ja teised suutsid maksid peatada. Kas te palun jagaks, mis pank Eestis tehingut kiirelt ära teeb? Aus vastus, ma ei julge praegu avalikustada seda informatsiooni, et neid oli Eestis, eks ole, 3 pangas oli tal, üks nendest oli, aga ma hetkel siin välja seda ütlema ei hakka. Järgmine küsimus. Kas ja mis vahe on juriidilisest aspektist, kas rünnak on läbi viidud inimese või AI poolt? No see on üldse põnev küsimus, mis on siin ka õiguseksperte kütkestanud, et kes on siis AI õiguslikus mõttes, et kes selle taga on, aga tihti on ikkagi ju need ründajad, kes kasutavad AI-d, seal taga on ikkagi mingi grupeering, et see ei ole AI ei tegutse just kui iseseisvalt, vaid keegi paneb ta nagu tööle. On lühike vastus, et seal taga on ikkagi üldjuhul inimesed, kelleni siis jõuda. Soovid seda täiendada?
Ei soovi praegu täiendada. Ja viimane küsimus, ma näen, et kui politsei ei aita, siis kes aitab ja sellepärast tegelikult ongi kindlustus. Et kindlustus tegelikult ju aitab hüvitada selle kahju esiteks, sest et ei ole väga, ütleme, et on äärmiselt keeruline saada tegelikult seda raha kätte. Ja kui politsei võib püüda midagi teha, aga ütleme, et see, mida tegelikult ettevõtjad reeglina, mis me näeme, tahavad, on see, et mul on miinus tekkinud, kuidas me saame selle miinuse ära kaetud. Ja kindlustuselt tulebki see miinuse ära katmine. Aga siin võib-olla ma rõhutaks ka kindlasti seda, et kindlustust ei tasu võtta kui nii-öelda ainukest meedet, et see, mis eelneb sellele, kindlustus on üks võimalikest variantidest, kuidas ennast kaitsta nende riskide vastu, aga see ei ole kindlasti nagu ainuke, sellele peab eelnema ja selle taga peab mõnes mõttes olema ikkagi siis küberturbesüsteemid ja küberkindlustus aitab siis, kui nendest süsteemidest nagu läbi tungitakse. Et sama tähtis kui kindlustus on kindlasti ka see, et milline on siis organisatsiooni küberturvalisuse tase ja kuidas see on üles ehitatud. Ja see, kes minult küsis panga kohta, siis võite mulle pärast helistada, ma võin siis öelda. Kas sa tahad oma telefoninumberiga öelda? aga meie omalt poolt lõpetame ja kutsume lavale tagasi Keijo ja Toomase. Täname kõiki osalejaid ning lektorid Toomas ja ka Markus ja Oliver Sorainenist. Ühtlasi tuletan teile meelde, et koostöös Directoga on kõigile osalejatele võimalus saada oma ettevõttele küberkindlustuse eripakkumine. Selleks täitke ära vorm, millel pääseb ligi ekraanil oleva QR-koodi kaudu. Aitäh, Keijo! Aitäh teile oma aja investeerimise eest. Loodan, et leidsite endale vajalikku informatsiooni, kuidas hakkama saada kübermaailmas. Infoks veel, et webinari salvestus on järelvaadatav ja küsimustele saadame siis ka kirjalikud vastused meilile ja need on ka veebilehtedel leitavad. Aitäh, nägemist! Aitäh, nägemist!